räägime Unimog 1300 uust. Unimog üleüldiselt on siis sõjajärgselt Saksamaal toodetud algselt siis põllumajandusmasinana. Lühend Unimog tähendab saksa keeles universaal motorgetrat, mis siis eestikeelse vastena universaalne mootoriga masin. Kuna ta vastupidavus, maastikuomadused, võimekus osutusid nii heaks, siis kasutus on väga laialdaselt levinud tänaseks päevaks. Alates siis teehooldusest spordini välja, ehk siis rajahooldemasinad näiteks. Samuti siis militaarstruktuurides on masin kasutusel. Eesti kaitsejõududes ja Kaitseliidus kasutusel mudel 435, mis siis ka antud rajal täna harjutusi teeb. Toimub maastikusõiduharjutus. Masinad on erinevalt ette valmistatud liivasel ja pehmel pinnasel liikumiseks. Ühel nendest on vähendatud rehvi rõhku, ühele on paigaldatud lumeketid ja üks masin on tänavasõidu korras. Ei ole muudetud midagi. Tegemist siis 4x4 rattavalemiga universaalse maasturiga. Tehnilistest andmetest on kasutusel tal rida 6 mootorivalemiga mootor, 96 kilovatti võimsus, 5636 kuupsentimeetri. Kulunorm vastavalt siis kehtestatud kaitsejõudude kulunormile on 25 liitrit 100-le ja kasutab see masin diislikütust. Paak iseenesest 160 liitrit, kogemuslikult saab sõita sellega orienteeruvalt 700 kilomeetrit, tehase andmetega 900. Masin arendab maksimaalkiirust 85 kilomeetrit tunnis. Võimalik on lülitada sisse 4 vedu ja diferentsiaali luku. Kasutusel on erinevad mudelid. Põhiline masin Eesti kaitsejõududes siis on madel, ehk siis rahvakeeles kastiauto. Samuti siis FM1 furgoon. Furgooni või konteineriga masinad on siis nii-öelda eriotstarbelised. Kasutatakse meditsiinimasinana, sidemasinana, erinevate varustuselementide veduks. Madelauto põhimõtteliselt jalaväejao transpordiks mõeldud masin. Ja on olemas ka soomustatud variant, mida siis kasutati missioonipiirkondades Iraagis ja ka osaliselt Afganistanis. Ise juhtisin
pool aastat Iraagis antud mudelit ja loomulikult siis kogu eelnev ja järgnev teenistus on väga tihedalt seotud antud masinaga. Väga kvaliteetne, väga töökindel masin, kuigi tolmustes ja liivastes tingimustes nõudis lisahoolt, aga tehnilisi probleeme ei olnud. Masin kestis kogu see pool aastat väga hästi.